Et järgmiseks esinejaks on siis Timmu Tõke, kes on Wolfprint 3D tegevjuht ja räägib meile, kuidas tänapäeval meditsiinis siis seda 3D printimist enda kasuks tööle panna. Palun, Timmu. Tervist. Natuke läheb aega, panen arvuti, ühendan ära. Tervist, mina olen siis Timmu Tõke, Wolfprint 3D tegevjuht. Tegeleme erinevate 3D teemadega, ehitame 3D skännereid, tegeleme 3D modelleerimise ja 3D printimisega. Ja ütleme, selle aasta algusest siis esimese tootega sisenesime ka meditsiinivaldkonda. 2 päeva tagasi olin Berliinis, kus oli Euroopa esimene selline rahvusvaheline meditsiinikonverents ja räägin siis täna natukene sellest, mis 3D printimises täna meditsiinivaldkonnas toimub ja mõnedest siis nagu kasutusaladest. Siin on väike ülevaade asjadest, millest ma räägin. Bioprintimine, operatsioonide planeerimine, haridus, rakised kinnitused ja mõned muud näited. Alustan võib-olla kõige põnevamast. Bioprintimine. Kui me meediast loeme, mis asi on bioprintimine, siis tundub, et väga tore. Võtame tüvirakud, viskame masinasse ja teiselt poolt hakkab organeid välja viskama. Tegelikult see päris nii ei ole. Et bioprintimine on ikkagi veel lapsekingades, kuigi näeb välja umbes selline. Kuigi sai alguse juba 1988 aastal, kui Robert Klebe siis leiutas esimese siis sellise tehnoloogia, micropositioning, kui hakati juba rakke printima. Bioprintimine ise ongi siis elusate rakkude printimine. Organeid me printida ei saa, et sellest on räägitud meediast palju, aga tegelikult reaalsuses me oleme sellest väga kaugel, et mitte 5 aasta kaugusel, võib-olla 10 aasta kaugusel, pigem veel kaugemal, et reaalsus on natuke teine. Tegelikult on siis 3D prinditud, siis bioprinditud asjad on väga ebastabiilsed. Näiteks kui me prindime veresoone, siis oma kinnises laborikeskkonnas ta võib töötada täiesti normaalselt, nagu tavaline veresoon, aga kui me näiteks selle keskkonna temperatuuri 0,5 kraadi võrra muudame, siis see lihtsalt muutub vedelikuks. Saab printida ainult väga väikeseid kudesid, et nagu ma ütlesin, organite printimine, aga organite osade printimine ei ole praegu võimalik, kuigi on võimalik printida näiteks väike maksakude, võib-olla 1 sentimeetri suurune väikene osa sellest. Peaaegu erinevate tegelikult elandite kudesid on võimalik printida. Ja kõige keerulisem osa ei olegi see printimine, just millele tavaliselt meedias palju rõhku pannakse, vaid tegelikult just selline nagu see rakuteadus ja tehnoloogia, et printimine näiteks, ütleme veresoon, printime veresoon ära, toru, siis see pannakse spetsiaalsesse keskkonda, kus see siis kuskil 2-3 päeva siis on, tekivad rakkude vahelised sidemed, tekib reaalne veresoon, aga peale seda on seda veresoont vaja veel töödelda, et ta normaalselt töötaks, siis on vaja nendele rakkudele seal sees õpetada, mida nad reaalselt tegema peavad, ehk siis ongi vaja sellest veresoonest lasta verd läbi, rakud on targad, nad õpivad ise, mis nende ülesanne on, paiknevad õigesti, osad rakud on siis nagu verele lähemal, osad kaugemal. Ühesõnaga, reaalne tehnoloogia ei ole mitte selles laotamises, vaid selles, mis toimub peale seda printimist. Kus me saame täna kasutada bioprintimist reaalselt, on meditsiinitööstus. Et siin on graafik, siin on näha, et 2014-2015 maailmas kulutakse siis meditsiinitööstuses ravimite ja seadmete arendusele kuskil $145 miljardit. Väga suur summa. Ühe ravimi turule toomine USA näitel on siis, maksab tavaliselt kuskil $2 miljardit. Võtab aega 10-15 aastat. Ja aastas läheb kuskile turule kusagil 21 ravimit. Miks see on nii kallis? On sellepärast, et enamus ravimid või vähemalt pooled neist, kui nad jõuavad siis loomkatsetelt inimkatsetele, siis nad failivad, nad kukuvad läbi, need peab algusest peale uuesti tegema. Või siis mingit maalt. Ja see kulu tavaliselt on kusagil $500 miljonit, et seda algusest hakata peale siis töötlema. Kui me saame bioprintida mingid koed, näiteks maksakoed, mis on siis maks on tavaliselt kõige nagu paremini, kõige halvemini reageerib mingitele ainetele,
siis me saame testida seda ainet maksakoe peal enne seda, kui me seda hakkame inimese peal tegema ja me saame sellega siis elimineerida mingi osa loomkatsetest näiteks ja me saame kiiremini sinnamaani, me saame kiiremini vastuse, kas aine võiks siis keha vastu võtta või mitte. Nüüd järgmine teema on operatsioonide planeerimine. Siis laiemalt võttes võetakse üks osa inimesest, tehakse sellest 3D mudel, printakse see välja ja kasutatakse seda operatsiooni planeerimisel või siis näiteks mingite implantaatide tegemisel. Kuidas see tehniliselt käib, siis kasutatakse kas kompuutertomograafiat või siis magnetuuringut, MRI-d, tehakse inimesest skänn vajalikust osast, siis näiteks peast. See on siin praegu üks läbilõige. Neid läbilõiked, neid pilte tekib kokku seal olenevad suuruses siis paarsada kuni paar tuhat ja need pildid pannakse kokku, nendest moodustatakse mudel. Siin on siis näha, see ongi täielik läbilõige inimesest. Nüüd tehnik, kes oskab seda töödelda, võtab siis selle mudeli, näiteks siin on praegu peast ülakehast tehtud ja võtab sealt siis vastava osa, mida vaja on. Võime võtta välja sealt silmamuna mudeli, täieliku läbilõike koos veresoonte kõigega, võime võtta kolju, mis iganes meil vaja on, võime võtta mingi organi, maksa, neeru, mis iganes. Miks seda on hea teha? See annab võimaluse arstidel planeerida operatsiooni paremini, operatsioonid muutuvad kiiremaks, täpsemaks, vähendab riski. Erinevad arstid, kui nad planeerivad keerulisi operatsioone, siis meil on lihtsam seda planeerida ja nii edasi. Võimaldab teha ka operatsioone vähemate kahjustustega, et meil täpselt näha inimese sisse, milline osa on vaja siis nagu eemaldada ja nii edasi. Et vanasti pidi selle nii-öelda lihtsalt lahti lõikama ja vaatama. Paar näidet ka. See on siiamäeaksikud. Avastati juba enne sündi, siis need on siiamäeaksikud ja hakati koheselt planeerima ka seda, kuidas neid siis lahutada oma vahel. Väga keeruline operatsioon. Tehti väga täpne siis kompuutertomograafia uuring. Vasakul pool näete arvutis seda mudelit, kus on siis siiamäeaksikud koos kõikide elunditega, kõigega, mis arstidel on vaja näha, pluss lisaks ka elundite sees olevad arterid, närvid, kõik täpselt, kuidas need asuvad, kuidas neid lahutada, kõik on võimalik mudeli pealt ära planeerida. See printiti välja ka, paremal pool on näha seda, et selle projekti kallal töötas palju arste, 8 kuud enne, kui see operatsioon sooritati ja tehti, ja kogu see asi oli võimalik reaalselt ilma nagu operatsiooni alustamata kõik ette ära planeerida. Siin teine näide, ajukasvajaga inimene, temast tehti samamoodi, siis peast tehti tomograafia, kompuutertomograafia skänn, tehti mudel, mida paremal pool näete, kus on siis peal kasvaja, kõik arterid, mis inimesel peas on, ja kolju. Ja samamoodi see printiti välja. Ja selle kallal said samamoodi siis erinevad arstid töötada, seal oli vist ka silmaarst, ajukirurg, kes siis koos arutasid, kuidas kõige paremini seda kasvajat sealt kätte saada, nii et arterid ei kahjustaks, võtaks võimalikult vähe aega ja nii edasi, et see tegi asja palju lihtsamaks. Siin nüüd organ siis, mille sees on, nagu ma olen maininud ka, on siis, need on vist närvid peaksid olema. Aga me saamegi võtta täieliku läbilõike organist ja selle printida välja. Ja kui me näiteks teeme neeru operatsiooni, siis siiani, et üles leida arterit, me peame lihtsalt panema sinna võimalust näpu sisse. Et nüüd me saame välja printida organi, näha seda täpselt, milline selle sisu on, kus on kasvaja, mille osa me peame ära eemaldama. Tänu sellele me saame nagu seda protsessi kiirendada, me saame säästa osa sellest organist, et üldiselt peab eemaldama kogu organi, aga kui me näeme ette seda, kus mis paikneb, siis meil on võimalik võib-olla osa sellest organist päästa. Haridus, et hariduses väga kasulik 3D printimine, esiteks anatoomilised mudelid, mida muidu tehakse tavalistest päris inimestest, siis operatsioonide imiteerimine, ette on varsti paari näidet ka, parem kättesaadavus, arenguriikides kriisiolukordi saab harjutada 3D printi mudelite peal. Siin on üks näide siis, paremal pool on siis nii-öelda päris näidis, millega meditsiinitudengid töötavad ja vasakul pool on siis 3D printitud näidis. Nüüd siin on nagu palju eelisid on 3D printitud näidisel. Selles suhtes, et seda ei pea hoidma spetsiaalselt,
Päris näidistega nii-öelda on see, et seda on vaja hoida täpses temperatuuris, seal on regulatsioonid, seda ei tohi laua peal unustada kusagile ja nii edasi, et ja ajapikku ta tõmbab kokku, lihased, vedelik läheb välja ja nii edasi ja pluss sellega ei ole väga meeldiv töötada ka mõnedel inimestel võib-olla. 3D prinditud mudelid on odavamad, pluss päris mudelid on alati raskesti kättesaadavad. Arenguriikides on probleeme usuliste küsimustega, nad ei saa kasutada neid päris mudeleid, sellepärast et see ei ole lihtsalt nende usus lubatud. Me saame asendada selle siis 3D prinditud mudeliga, mis on tehtud samamoodi tomograafia, kompuutertomograafia skänni järgi, on võetud siis vastavad piirkonnad, siin veresooned, mingid lihased, kõik ja me saame nagu samaväärse asja peaaegu päris asjale. Me saame nagu osaliselt vähemalt asendada. See on lihtsalt käemudel, et siin võib ükskõik milliseid organeid midagi ennast teha. Näiteks ühte videot. Siin on video on küll väga halva kvaliteediga kahjuks, et ma ei leidnud paremat. Siin on prinditud Stratasys printeritega, mis võimaldavad siis erinevate materjalidega printimist, on prinditud kolju pealmine osa. Et on nahkaimet imiteeriv kude, mis on siis nagu selline kummine, on kolju sees, mis reaalselt imiteerib siis nagu inimese luud ja tulevased ajukirurgid saavad siis harjutada, kuidas täpselt inimese pähe siseneda. Lisaks, nagu ma ütlesin, see on erinevad materjalid, selles videos pole küll näha, aga tegelikult on võimalik printida ka aju sees, mis on nagu inimese koe siis struktuuriga enam-vähem ja printida ka mitmevärviliselt, nii et kui sa lähed pärast sinna kaameraga sisse sinna peasse, no siin on jah, natuke näitab, kuidas see käib, aga reaalselt on võimalik ka aju kasvajab sinna sisse printida, arterid, kõik asjad, et sa lähedki reaalselt kaameraga sisse sinna ja harjutad päris ajuoperatsiooni läbi, et see lastakse sool vett täis ja siis ta ongi nagu päris reaalne. Ma olen näinud seda videot ise, aga ma ei leidnud seda kusagilt, kus oleks nagu kaameraga sisse mindud sinna ka. Siis üks asi rakitside kinnitusudel, et eesti keeles väga lonkev ja lohisev sõnapaar, inglise keeles on jigs and fixtures selle nimi. Positiivsed küljed nagu ikka 3D printimisel, odav, kiire ja lihtne kohandada. Siin on mõned näidised. Siin on siis väike tüdruk, kellel on lihashaigus. Ta ei jõua ise oma käsi tõsta eriti ja siis talle kohandati vest ja prinditi siis sellisel seade, kus on kummid küljes, tüdruk saab nagu tavaline laps mängida, teha asju. See on tal kuskil 4-5 komplekt juba. Tavaliselt selliste asjade puhul, et selles suhtes neid tehti enne 3D printimist ka, aga lihtsalt nende asjade nagu 3D printimise võlu on see, et see on kiire. Et muidu on, laps läheb näiteks arsti juurde, tehakse mõõdu, tellitakse seade ära, 2-3 kuu pärast saab selle kätte, see on väike juba. Et 3D printimisega on ükskord see disainitakse valmis ja kohandada ja uuesti printina seda juba päris lihtne, et see teeb asja oluliselt kiiremaks ja mugavamaks, eriti just lastega. Siin veel mõned näited, et vasakul näete, kus on siis inimese hammaste suumudeli järgi prinditud selline juhis või seade, millega siis hambakroone paigaldatakse, mis ongi siis tehtud täpselt selle hammaste järgi, see pannakse lihtsalt hammaste peale ja paigaldatakse kroonid ära. See on täpsem, tekib vähem vigu, mugavam, kiirem, igati parem patsiendile. Ja väga väike print ka, et ei ole keeruline teha. Paremal pool on siis seljaoperatsiooni jaoks on siis tehtud samamoodi tomograafia, kompuutertomograafia skänn inimese selgroost ja on täpselt selle koha järgi, kuhu siis operatsioon tehakse, on modelleeritud siis sinna mahtuvad ja täpselt käivad juhised või kinnitused. Et siis kui operatsiooni tehakse, siis otsitakse see koht üles, pannakse need kinnitused sinna ja tehakse vajalikud protseduurid, kas sinna pannakse siis mingid poldid sisse või tehakse augud. Et see teeb asja palju samamoodi turvalisemaks, kiiremaks, mugavamaks, operatsioon võtab vähem aega, peab olema vähem viga tegema patsiendile. Samamoodi on ka siit all paremal pool näha seda, et ta on luu järgi lihtsalt modelleeritud enne operatsiooni ja prinditud siis seade, mis läheb täpselt luu peale, mida kasutatakse siis selleks, et sinna teatud toiminguid teha, mida vaja teha.
Nüüd tulevik. Väga põnev teema, eriti meditsiini, 3D printimise meditsiini vallas, et siin on Will.i.am hiljuti teatas, et 10 aasta pärast me prindime inimesi juba. Ei prindi tegelikult, et on olnud neid pressiteateid, neid videosid ja neid lugusid, kus prinditakse organeid või siis varsti prinditakse organeid, aga reaalselt see päris nii ei ole. Et ütleme, 3-5 aasta jooksul, mis me saame teha, on see, et teha mingit inimese keha meenutava süsteemi ehitada, ütleme erinevate elundite kudedest, siis ehitada mingisuguse süsteemi, mis omavahel suhtleb. Ja see on eesmärgiga siis samamoodi neid ravimeid siis nagu arendada, et kui me saame selle 500 miljonise ja X aastase perioodi sealt vahelt ära võtta ravimiarenduses, loomkatsed ja kõik selle, siis ravimite arendamine läheb oluliselt odavamaks, kiiremaks, me saame palju rohkem nagu välja anda. Veresoonte printimine. See on suhteliselt teal maal juba tegelikult, et prinditud veresooned peavad vastu kusagil vererõhule 1000, päris inimese omad kuskil 3000. Väga väikeseid sooni me veel printida ei saa, suuremaid me saame ka praegu juba tegelikult inimese enda seest võtta, et neid asendada. Kuigi neid on kokku kusagil 4-5 kohta inimese kehas, kus võtta neid sooni ja kui need on kasutatud, siis on praegusel hetkel me ei saa enam midagi teha. Võimalik on hakata võib-olla asendama osa siis vigasest organist, kuniks leitakse doonor. Mitte ei prindita kogu siis organit, vaid prinditakse, ütleme, mingi osa sellest või mingi lapp, nii-öelda, mis siis siirdatakse siis vigase organi sisse, peale, mis aitab selle organil nii kaua vastu pidada, kui leitakse doonor. Või vähemalt see annab mingi natukene lisaaega sellele inimesele. Ütleme, USA-s näiteks on eelmine aasta oli kuskil 16-20 000 inimest, kes ootasid doonorit ja kellel oli vaja doonorit väga ja nendest võib-olla 1/7 said selle doonori üldse, nii et see kindlasti aitaks paljudel inimestel aega juurde võita. Patsiendi rakkude järgi arendatud ravimid, et ongi, vaadatakse patsiendi enda rakud, ehitatakse siis tööstuslik mingi kude ja testitakse neid samu ravimeid, kohandatakse patsiendi enda jaoks. Jah, ilmselt nagu töötab paremini. Võimalik organik osaliselt eemaldada, ehk siis kui me saame paremini planeerida, kus täpselt mis osa me peame ära eemaldama ja nii edasi, siis me ei pea enam eemaldama kogu organit või me saame ainult osa sellest eemaldada. Nüüd kaugem tulevik on, eriti selles valdkonnas on väga siuke tume aasta teises pooles. Me leidsime siis ühe mõtte, hakkasime arendama uut toodet. Eelkõige oli nagu huvi sellepärast, et me tahtsime leida tehnilist lahendust sellele asjale. Aga mida rohkem me siis sellega tegelesime, seda põnevamaks asi muutus ja seda rohkem me saime aru, et milline võib selle asja väärtus olla meie lõppkliendile. Mis me saame teha? Me saame teha mudeli ultrahelist, ehk siis me võtame ultraheli, 3D ultraheli andmed kokku, töötleme neid, paneme sellest kokku mudeli ja prindime selle välja. Kuskil jaanuarist tulime sellega turule selle teenusega. Veebruarist kirjutas Reuters meist artikli, et sellised ettevõtted on maailmas mingi paar tükki, kes sükest asja on teinud. Ja nüüd on, ütleme, Washington Post on kirjutanud, Vice News, China Daily, ühesõnaga üle maailmne selline meediahuvi on tekkinud, läheb väga hästi siiani, oleme praegu keskendunud Lääne-Euroopale küll, aga jah, huvi on üle maailmne, nii et eks näis. Kliinikud, erakliinikud on meie kliendid enamasti, tegelevad viljakusteemadega, 3D ultraheliga ja Euroopas on neid võib-olla 1000-1500, USA-s mitmeid tuhandeid, mujal veel rohkem. See on üks pilt veel sellest printimise protsessist. Mis me veel oleme teinud? Me oleme teinud mudeleid siis samuti kompuutertomograafia skännist. Me saame näiteks arsti käest meie puhul siis pea skänni, võtame välja sealt kolju, vajalik osa sellest ja prindime selle välja ja saadame kirurgile, et siis kirurg saab valmistada ette täpselt, kuidas ta siis läheneb sellele probleemile. Ja
minu poolt on kõik, aitäh. Küsimusi võib-olla. Jah, palun. Ma annan mikrofonile või? Nii, küsimus on see, et kui palju sa tead seda amputeeritute teemast, et amputeeritutele ka... Tean küll, jah, et selles suhtes ma jõudnud siin kõike selle 25 minuti jooksul katta, et tehakse 3D printimine väga kasulik ka seal. Prinditakse väga odavalt siis ja väga nagu kohandatud kas robotkäsi, mis muidu maksavad 30-40 000 eurot, prinditakse nüüd paari tuhande euroga. Üks Inglismaa ettevõte teeb seda, et mul oli just eelmine nädal võimalus ka nendega kohtuda, et kuskil selle aasta lõpupooleni tuleb välja esimene siis selline asi. Pluss on ka teine toode, mida siis selles valdkonnas pakutakse, on mitte robotkäsi, mis nagu ei liigu ise, see millest ma praegu räägin 2-3 tuhande euroga, see reaalselt nagu ta vaatab sinu lihase liikumisi ja siis sa saad oma kätt liigutada. Teine asi on odavam versioon sellest, mis on lihtsalt nööridega põhimõtteliselt töötab, mida on ka võimalik printida paarisaja eurost või isegi odavamalt arenguriikidele, mis lihtsalt nagu selle käe liigutamise peale siis neid näppe niimoodi kokku paneb. Ja muidugi on sellest nagu see high-end ka olemas, aga see, mis kõige rohkem võib muuta seda, on ikkagi see, et tuleb mingi toode, mis on 20 korda odavam kui see, mis ta enne oli. Aitäh! Veel küsimusi? Okei, ma küsin ise. Et nagu sa rääkisid juba, te olete päris palju teinud koostööd erinevate meditsiiniasutustega, aga kas te olete koostööd teinud ka Eestis olevate meditsiiniasutustega? Jaa, oleme, et ütleme selle uue toote me arendasime välja koostöös Loote Ultraheli keskusega ja ütleme see kolju asi, millest ma rääkisin, operatsioonide planeerimine, me ei ole veel teinud Eesti asutustega, aga meil on praegu üks asi, me ootame, et inimesed arsti juurde jõuaksid ja uuringutele läheksid. Et see on lapsed, kes on siis nagu väärarenguga mingi, ühesõnaga prindime samamoodi operatsiooni planeerimiseks mudelid. Operatsioon ise tehakse Soomes. Okei, aga prindite Eestis siis? Jah. Okei, tegelikult mul endal ka samad mõtted just selle proteesidega seoses, et... Jaa, ma ei katnud seda seekord. Tegemist on hästi laia selle valdkonnaga, kus see hinnavõit, mida nad suudavad tänu 3D printimisele teha, sina ütlesid selle 20 korda, seal võib ulatuda isegi 100 kordadesse. Jah, see on robotkäe puhul on 20 korda. Tegelikult tahtsin veel küsida veel teie enda kohta, kas teil on kunagi lähiplaanis nagu proteeside printimisega? Ei ole, sest et me praegu uus toode on selles suhtes väga ainulaadne kogu maailmas ja me ikkagi paneme enamus rõhku sinna, et meil on küll skännerite tootmine, mis on täiesti teine teema veel, mis on ka tegelikult alles alguses, millega me natuke tegeleme, aga meditsiini valdkonnas loomulikult me vaatame ringi ja see on nagu väga põnev valdkond, aga praegu me keskendume uuele tootele ikkagi. Ja me oleme mõelnud selles suhtes proteeside printimise peale muidugi, aga neid tegijaid on ka juba päris palju. Selge, aitäh! Aitäh! Okei, aitäh Timmu!